Need kaadrid, mis pärinevad Politsei- ja Piirivalveameti piirikaamerast, näitavad, kuidas 3 Venemaa piirivalvemundris isikut liiguvad mööda Vasknarva muuli, mis on juba üle 30 aasta kehtinud ajutine kontrolljoon 2 riigi vahel ja see on aktsepteeritud 2-poolse lepinguga. Juhtum leidis aset eile hommikul kella 10 ajal ja Venemaa piirivalvurid viibisid ebaseaduslikult Eesti poolpiiri üle 20 minuti. Täna toimus 2 poole vahel kohtumine, mille algus venis paar tundi, kuid siis ikkagi pea samas kohas saadi kokku. Piiriesindajate kohtumine kestis 1,5 tundi, nii et päris pikalt sealsamas selle muuli peal. Ja ütleme niimoodi, et selle pika kohtumise tagajärjel jäid osapooled eriarvamusele piiriintsidendi osas. Venelased väitsid, et nad kontrolljoont ei ületanud, mis tähendab, et tegu on üsna naeruväärse seisukohaga, kuna kontrolljoon on meil paigas olnud viimased 33 aastat ja ainus põhjus, miks nad arvasid, et nad on nii-öelda enda poolel või õigel poolel, ma saan järeldada, et see on topograafiline juhmus. Vene poolele näidati ette kõik tõendid, kaasa arvatud antud video, mis seda kinnitab ja samuti polnud küsimus seda ka kaardi abil tõestada. See on selline eriline ala, kust läbisõiduks on siis Venemaa alused alati taotlenud siis Eesti poole juhtimiskeskuse käest luba rahumeelseks läbiminekuks. Ja kui nad on seda luba alati taotlenud, järelikult nad on ka aktsepteerinud seda, et mismoodi see kontrolljoon seal kulgeb. Selgelt on tegemist provokatiivse käitumisega, mida on juhtunud varem ka kagupiiril ja selliseid intsidente leiab aset ka idapiiril. Siit me peame nüüd analüüsima, et kuidas me edasi lähme, et võtame selleks nüüd väikese mõtlemisaja ja meil on jätkuvalt erinevalt reageerimisvõimalusi, et arutame seda nüüd. Vene pool ei olnud valmis esitama omapoolseid vastuargumente ja tõendeid, vaid lihtsalt pidasid seda tavapäraseks piirikontrolli tegevuseks.